Tere, mina olen Vipo. Läki ümber maailma reisile. Meid ootavad ees kaunid linnad ja kõiksugu vahvad seiklused. Aga kuulake nüüd, kuidas kõik algas. Lendamine on alati olnud minu suur unistus. Mõnikord unelesin sellest isegi koolis. Vipo, tund on läbi. Aga muidu komistasin alatas oma ülipikkade kõrvade otsa. Hei, pikkarv, lehvita kõrvu ja lenda. Teised koerad naersid mu üle, aga vähemalt oli mul 2 väga toredat sõpra. Brita, minu mängukass, elus ja terve, Vipo, ja kurg Henry. Aitasin tema vanematel päästa muna, millest Henry pärast sündis. Nende pessa takerdus nimelt tuulelohe. Vaadake, meie uus lapsuke! Mamma, Henry, Vipo, Henry, Vipo. Sellest peale oleme lahutamatud. Henry! Olin toeks, kui Henry hakkas lendamist õppima. Algus oli raske. Püüdsin abiks olla ja näitasin ette, kuidas peaks tiibu lehvitama. Siruta laiali ja vehi hästi kiiresti. Korraga juhtus midagi väga imelikku. Saad sa seda veel teha? Mu unistus sai tõeks. Mina lendasin. Me lendame! Henry on hea orienteeruja. Mina jälle olen alati tahtnud maailma näha ja teel kõiki aidata. Sellepärast otsustasime minna koos ümber maailma reisile. Kui tore mõte! Muidugi tahtis ka Brita tulla. Esimesena võtsime suuna Austriasse, Salzburgi linna. Tahtsime rahus lennata, aga Brita muudkui lobises. Ma olen enda üle nii uhke. Ole ettevaatlikum, Brita. Peale selle, et ma olen nii ilus ja kena, olen ma ka kiire mõistusega, ülimalt taiblik ja... Ja edasi. Luks. Oi. Brita, sa ju luksud. Oh, heldeke. Minu arvust tuleb see suurest rääkimisest, Brita. Aga ma ju luks. Oi, vaene Brita. Mina tean, kuidas luksumisest lahti saab. Joo üks tubli sõõm. See peaks aitama. Joo rohkem. Joo korraga nii palju, kui jaksad. Ma tean veel paari nippi. Eks proovime siis. Vipo, oled sa kindel, et suhkrusöömine aitab? Ema ütles ikka nii. Proovi järele. Olgu, katsetame siis seda. Puhu sellesse paberkotti nii kõvasti, kui jõuad. Henry, oled sa ikka kindel? Olgu, viimane katse. Kass, palun ära söö mind ära! Ära muretse, hiireke. Brita on kõigest mängukass. Tema hiiri ei söö. Luks! Oi, kui huvitav. Luks!
Väga huvitav. Vabandust, et me sind ehmatasime, Iireke. Meie sõpra Britat vaevab äge luksumine. ta on Salzburgi jõudmisest saadik üha luksunud. Ahaa, või nii, tõesti väga huvitav. äkki te olete arst? saate Britat aidata? Arst, mina? No muidugi mitte. Ma olen hoopiski dirigent. dirigent? Tõesõna, see ma olen. Ma juhatan Mozarti majas väikest hiireorkestrit. Mozart, kuulus helilooja. See on kohe ümber nurga. Palun, te lihtsalt peate kaasa tulema. millest selline rutt, Hiireke? Ma tahan nii kangesti teid kaasa kutsuda. Eriti Britat. Aga miks? Kas Mozarti majas osatakse luksumist ravida? Ma seletan, kui me kohale jõuame. Palun, lähme ometi. Hämmastav leid. Milline tohutu klaver! Kas see Mozart oli ka hea helilooja? Hea! Wolfgang Amadeus Mozart sündis siinsamas majas 27. jaanuaril 1756. aastal ja sellest saadik pole teist tema sarnast nähtud. Ärge kartke, ta on ainult mängukass. Täius ise. just see, mis vaja. mis siin sünnib? Me püüame mängida Mozarti kuulsat klaverikontserti, aga üks klaveriklahv on tumm. see rikub ju kogu meloodia ära. Täpselt nii, kuulake. Näete ise, puuduv noot. Täppi pealt. Me oleme nii õnnetud, et ei saa mängida oma lemmikmeloodiat. Kas sa palun? Palun mängiksid kaasa ainult ühe korra. Me armastame Mozartit nii väga ja see on meie lemmikviis. me pole saanud kaua korralikult mängida. keegi ei tea midagi meie salakontsertidest ega käi seda klaverit häälestamas. Aga sina saaksid meid aidata. Oled sa nõus, Brita? Palun, Brita, see oleks vahva. Tore, kõik kohtadele, ma annan märku. sellest tuleb uhke kontsert. Kuiss kohe hakkab pihta. Aitäh sulle, Brita! See oli imetore! lõpuks ometi saime oma lemmikviisi mängida. Sa olid väga tubli, Brita. Ma tänan teid. Kuulge, ma vist ei luksugi enam. Ta sai terveks. tuleb välja, et te olete siiski arst. Muusika võib imet teha. Hurraa Britale! hurraa!
sinu luksumine tuli sellest, et sa rääkisid liiga palju iseendast ja läks üle, kui sa lõpetasid. täpselt, tagasihoidlikkus on voorus. See annab ka teistele võimaluse endast rääkida. Ja mina olengi nii tagasihoidlik. Oled või? Teate, miks nad niimoodi kiitsid? Miks siis? Sest ma olen nii musikaalne, nii nutikas, nii tark ja nii hirmus, imeline. Luks! Oi! Brita on paras naljatilk. Nägite, lapsed, kogu aeg ainult endast rääkimine ei pruugi olla kuigi tervislik. Kohtume Vipo järgmise seikluse ajal. Tõlkinud Eeva Kolli, teksti luges Toomas Kreem.